nii populaarseks, et seda hakati massiliselt tootma paljudes maailma eri riikides. Ka Nõukogude Liit tootis leeklampe, kuid nende kvaliteet oli alla igasugust arvestust. Eesti kõige vingem tööriista kollektsioon asub Tallinnast kiviviske kaugusel Kuusalu vallas Kupu külas. Tutvugem Näkiallika talu peremehe Peetriga. Tööriistade kogumisega alustas ta 15 aastat tagasi. Mul on nagu südamelähedaseks läinud tööriistad ära päästa, sest kui ringi käia vanarauapunktides ja kus veel kõik seda äraloopimist toimub, siis miks siis lasta ära visata, et hakkan neid kokku korjama. Kuna ju maailmas kunagi oli kõik käsitöö põhiliselt ja tänu sellele käsitööle on tekkinudki see tänase maailma heaolu üldse. Nüüd ongi must saanud siis nagu kõik need tööriista üles korjaja. Just sellele hobile kulubki kogu Peetri raha ja temale vanajumala poolt elamiseks antud aeg. Ja aega pole mees raisanud. Tänaseks on tal kokku kõvasti üle 60 000 erineva eseme. Naine ütleb, et kuule, millal me majad montima hakkame, mees tuleb A peale. Ütles, et no jõuame, sellega kiiret ei ole. Loodetavasti leevendab Petsi naise pahameelt vinge pannide kogu. Kõik räägivad, kes vanaemade juures on käinud, et praekartul sellise tavalise plekkpanni peal tuleb kõige parem. Et need, mis praegu need teflon pannid, see on kõik äri ja business, et see on ainult väikene kriips ja kõik jääb prügikasti. Kui mitu panni sul siin on? No natuke arvestust pean. Ikka 15 000 või isegi natuke rohkem. Näkiallika Peeter on igatahes tõeline raudesemete magnet. Tema hoovis on tavaari lausa sadades tonnides. Oma tehtud traktor jälle, noh. Vaata, mis see piimanõud vanasti meie reisse viidi. Piima. Seejärel demonstreerib Pets meile oma kirve kogu. Katsu, kui raske see on. No, selle kirvega tegid naised tööd. Naised? See on nüüd selline, nagu öeldakse, kui meil turbarabasid rajati, siis turbarabades ikkagi kännud jäid järgi, on ju. Traktorist oli meesterahvas, aga plaadi peal taga kännukorjad olid naised ju. Ja selle abil siis löödi nagu juurikaid lahti. Siis olid sellised labad siin, et see väga sügavale ei tungiks. Ja no kujutage ette, päev otsa ikka siis sai tõesti Nõukogude Liidu eesrindlaseks see naine. Kuid lisaks kirvestele on mehel ka Euroopa suurim sepatangide kogu. Samas kuuris on ka tohutu hulk vanaaegseid potte, kannusid ja leeklampe. Leeklamp on ka üks selline nõukaaja põhitöörist. Talved olid külmad, torud külmusid ära, pooled tulekahjud tekkisid leeklampidest ja mitte kunagi ta ei töödanud. Küll mehed on vandunud, ma seda riiulit kutsun väga ropu sõnaga. 1000 tuti riiuliks. Iga leeklambiga on 100 korda vannutud, noh. Me ei valeta, kui ütleme, et aastatega on mehel tekkinud vanarauaga lausa telepaatiline suhe. Sõitsin siin 6 aega tagasi Paide poole ja sõitsin jäledalt läbi ja noh, ikka vilksti autost vaatad ja viirastub ajus. Kurja, midagi oli siin nüüd, midagi puudavalt viirastus, sellist asja, mis oli ebatavaline. Ots ringi naine ütles, et nüüd jälle oled lolliks läinud, jälle sa midagi nägid ja oligi ratas seal. Otsisin selle omaniku üles ja natukene Pebre peo peale ja sain omale selle. Mul ei olnud sellist ratast. Kunagi oli, aga ma andsin kellelegi ära. Nii et no võib-olla saab kunagi mingi traktorile selle panna, kui ma traktorile leian. Kõige olulisem asi Peetri kollektsiooni juures on just see, et tänapäeva pehmod näeksid, milliste tööriistadega tehti tööd veel siis, kui mehed olid rauast ja laevad puust. Kui palju käsitöö abil tehti asju, nüüd ma ütlen, vabrik teeb kõik asjad. Nüüd kui tunned, varstigi vabrik tualetis ka inimesest ära vist. Ja kui keegi Näkiallika peremehelt mõnda vanaaegset asja osta tahab, siis võtku teatavaks, kangemeest Pets ei müü teile mitte ühtegi tööriista, isegi kartuli kriuksu mitte. Kui ma sulle nüüd annaksin 500 eurot, sulas, kohe kätte, annad mulle selle ära? Oh ei. No aga mis ma müün, on ju? Saan mingisuguse raha, lähen poodi, ostan vorsti, lähen kuradi peldikus, lasen välja selle tellin sitapütti jälle, ei kurad, raha on nii tüühine asi. Ja kuna jututeema juba korduvalt tualettruumide ekspluateerimise peale on läinud, siis võtke teatavaks, et Peetri kollektsiooni kuulub ka vabariigi ainuke 5-nurkne punanurkväli kemmer. Siin on informatsiooni, siin on
Joppu ja Mattide kloppimine on lausa. tead, mis nad, Võiti on Mati all ja Mati magab neti all. Siin on ikka fantaasia. Oi, siin on lugemist kui palju, siia võib pikemaks jääda.